kas see Elon Muski tüüpi raiumine siis kuluks ära siin? Ja terves Euroopa Liidus. Jah. Igal juhul. Ma arvan, teisiti ei saaks üldse. Siin peaks arvestades, ma arvan, peaks olema umbes 5 Elon Muski. No, kuidas mina seletan seda, et kuidas sündivus on probleem. Et kui me võtame tänase sündivuse, mis on oletud 9000. Väga madal. Väga madal, nii. Ja korrutame selle keskmise elueaga. 9000 korda 80. See on 720 000. 720 000 inimest. Nii. Me oleme, sellest me vist aru ei saa, eks ole. Seda tehet me teha ei oska, see 9 korda 80. Aga küll me oleme nagu harinud vaatama 10 võistlust televiisorist, on ju nii? Või kuulama, kuidas 10 võistlustel läheb. Ja siis on seal, et juba paar ala on ära, siis räägib, et võt see mees läheb selles graafikus ja see läheb 8500 punkti peale, see läheb 8700 peale. Meie läheme praegult 720 000 graafikus. Eesti. Natuke see 50 000, 700 000, sinna kanti. Praegu on üle 1,3 miljoni. Lihtsalt, et nagu see on peas. Nii. Nüüd, kui meil need tänased sündinud, kes meid on siis 9000, 25 aasta pärast on 4,5 000, eks ole, siis pooleks on naised, pooled on mehed. Kui meil on keskeltläbi 1,2 last, siis meil sünnib 25 aasta pärast umbes 5000 last. 5000 korda 80 on 400 000. Siis me oleme juba 400 000 graafikus. Et me liigume 400 000 inimese graafikus, kui 10 võistlusega paralli tõmmata. Ei ole väga perspektiivne selles mõttes kogu see elu, et meil oleks pidanud juba 10 aastat sellega tegelema kogu selle sündivuse teemaga ja just, et kui me saame anda mingit kindlust, siis tuleb seda anda lastevanematele, tuleb koolitada veel rohkem ja kõike muud teha seda, mis siis noortel peredel puudus parasjagu on. Et oma abikaasa tegeleb sellega, teevad seal perepesasid ja ma selle teemaga olen enam-vähem kursis natukenegi, et mis on perepesa? Perepesa on sellised, üle Eesti ehitavad neid või rajavatakse siis kohalik omavalitsuste juures, kus noored pered siis sünnist võib-olla isegi juba enne sündi kuni kooli minekuni saavad käia koos, saavad toetust, saavad, kes on vaja, kuni nagu psühholoogid, kuni selleni välja keegi aitab lapsi hoida vahepeal, kui tahab keegi kusagile minna, siis keegi vaatab järgi, et see on pikk. See teenuste portfell on pikk ja lai. Et nende noortel peredel on probleeme tegelikult. See ei ole niimoodi, et nad on väga hästi täna elavad. Need on vaja rohkem toetada. Nii rahaliselt kui ka siis nagu moraalselt. Veel kord, demograafia teema, mille sa väga hästi lahti seletasid, ja see maksude teema ka, kus sa näed, et tegelikult see lihtsus enam ei vii meid siit edasi. Et see tõi meid siia, aga edasi enam ei vii. Kas sa näed, et on olemas Eestis poliitilisi jõude, kes teeksid selle muutuse ära? Need 2 muutust, mis sa räägid? Need 2 kõige suuremat asja? See sõltub valijatest. Eks ole, see sõltub see, et kui palju tegelikult sõltub valijatest, kui nüüd päriselt ausa olla, et ikkagi pannakse oma parteiprogrammid välja, kakeldakse mingisugustel X-teemadel, eks ole, ja tulevad kokku need lapitargad, kes teevad koalitsioonilepingu ja viskavad kõik välja. Jah. Kõik lubadused visatakse välja. Ei, absoluutselt, et ära lükka siia liiga palju siia meie peale, sest tegelikult sa ju ikkagi suhtled väga palju ettevõtjatega. Ettevõtjad on, ma väidan, poliitikutele mõjukamad kui valijad. Seda ju ükski ettevõtja enam ei usu. Kuidas nii? Raha tuleb ju ikkagi ettevõtja taskust. No see on nii väike, mis tuleb. Enamus tuleb riigieelarvest kõik raha. Nüüd ettevõtjate juttu poliitikud ei kuula? Ei kuula. No nii. Ring tõmbab koomale. Jõuamegi lõpuks lihtsa valija juurde. Aga siiski, on lõpuks olemas ka otse suhtlus poliitikutega. Ma arvan, et sa ka aeg-ajalt puudud mõnega kokku. No vahest arva, jah. No jah, mitte liiga tihti, aga hea küll. Aga kindlasti sul sõprade seas, kes mõtlevad suga sarnaselt, on ka ju mingid kokkupuuted poliitikutega.
ehk siis, et kas sa näed, et see oleks nagu realistlik või siis tõesti tuleb mingi rahvaliikumine teha, et tõmmata need uued teemad fookusesse ja öelda, et tegelikult me oleme nagu valmis edasi liikuma. No sa küsisid küsimust, ma ei oska selle midagi vastata, see on selline. No ühesõnaga, ma saan aru, su vastus on see, et tegelikult me ei näe praegu mitte mingit initsiatiivi. No initsiatiivi ei ole ja me võtame ka siis selle praeguse valitsuse ja pärast viimaseid valimisi, mis meil olid siin 2,5 või 3 aastat tagasi varsti. Et ju seal ju tegelikult esimesed otsused tehti risti vastupidi kõik selle, mis oli. No alates sellest, et võeti just kõrgemalt, mis oli selle 3.-4. lapse kõrgemalt toetust võeti kohe ära ja kõike muud, mis seal tehti, nagu hakati täiesti nagu 180 kraadi pandi teises suunas minema, Nagu keegi oleks, nagu ma ei tea, oleks hammustanud kusagilt, mõistuse kaotanud. Jah, ja maksudega samamoodi, et ei paista praegu kedagi, kes maksud ka, eks ole, praegult ju tõsteti jällegi tegelikult käibemaksu tõusuga tõsteti nendel inimesed, kellel on vaesemad, väiksema sissetulekuga tõsteti nende maksukoormust ja siis sellelt, kellel on nagu parem on, nendelt võetakse maksukoormust vähemaks ja siis kokkuvõttes võtame selle peale laenu veel. No selle peale annavastust tulda selle peale, aga ma ei hakka ennast ärritama selle. Ma võin sulle panna suhkrut natuke vee sisse pärast, et võid ikka natuke ärritada, ei, selles mõttes, et sealt nagu aru ei saa üldse nagu mingisugust, et oleks mingisugune nagu suund või loogika või veel kord, soovitan kõigile, kes tahavad kuulata Singapuri näiteks peaministri, mida ma siin ennem rääkisin, kuidas tema intervjuu räägib, kuidas tema maailma näeb, 0,5 tundi. YouTube'is on olemas Financial Timesi intervjuu Singapuri peaministriga. Sa saad aru, räägib, on loogiline. Jah, sa saad aru, et seal on loogika olemas, vähemalt minusugusele. Aga vaatad meil, siis nagu mul üks sõber ütles, et ta küsis ükskord hullu arsti juures, et kas sa saab tõendit, et ta on normaalne. Kuulab poliitikute juttu. Jah, et tahaks saada nagu tõendit, et tema on normaalne, et kui jälle hakkab keegi midagi rääkima, siis võtab sahtlist välja, vaatab, et temal on kõik korras.